Siin on siin Shirbeki pargis, taanlase järgi nimetatud pargis, nägin, kuidas haned jooksid. Seal üks tädike oli toonud neile süüa. Tegelikult on see keelatud, aga mingid onukesed ütlesid, et vanasti andis linnavalitsus neile nagu mais enam ei anna. Ja tädikesele leht on nagu linnutoit kaasas, mitte mingi sai või midagi sellist. Ja linnud tundsid neid juba ja lihtsalt toidavad nad selle pärast, et vanad inimesed on seal Franco ajal elanud, on nälga näinud ja neil läheb süda haledaks. Nagu mõtles, hani on nagu nemad ja nii edasi. Aga väga ilusi vaadata, kuidas haned jooksid. Ma pole kunagi jooksnud täna haned, need tohutud suured, tohutud sõbralikud. No nii. Aga räägiks millestki ka millest huvitavast. Et Püreneed on nagu steroidide peale Eesti, eks ju. See, ütleme, see majesteetlikkus, mida ma käin otsimas Emajõest enne Koidu ajal ja vahetult enne päikesetõusu. See on siin tavalisel jalutuskäigul korda 10, eks ju. Ja hommikul võib-olla korda 100. Et see jõudluse jõud ja mis on Püreneedes, see on nii. Ma mõtlen selle steroidide peale Eesti, et väga sarnane võib-olla mingi Kärdla, ma ütleks, et Kärdlas on see merejõud väga suur, eks ju. Aga jah, seda ei saa nagu see valgus ja heledus ja kõik. Ma mõtlen, miks ma siin tihemini ei käi. Ma ei käi tihemini selle pärast, väga lihtne põhjus. Ma ütlen, mis see põhjus tegelikult on. See põhjus on väga lihtne, sest raha jõuab alati kõrvale panna, sest lennupiletid on odavad ja toit on siin odavam kui Eestis, võib-olla ma arvan. Ja jõuab tegutseda, aga ma ei käi selle põhjusel, ma nagu olen lasknud iga päev teistest mõjutada. Ja kui inimesed räägivad mingi oma elu, siis sa nagu hakkad nagu oma elu panema nagu nende raamidesse. Ja siis see nagu, nemad räägivad umbes niimoodi, et nad ei käi kunagi üksinda kuskil ja elu on selline nagu väga selline kastis rohkem. Ja siis need samad hirmud jäävad mulle siis ka lõpuks küll. Vaat nii. Aga jah, muidugi, mida ma üritan teha, ma üritan mitte tähelepanu pöörata sotsiaalsete probleemidele, mis siin on. Et ma näen muidugi, ma olen ju üle 20 aastat tagasi siin käinud ja ma olen nüüd käinud ja ma olen vahepeal käinud ja ma näen, mis siin on muutunud ja mis on teisiti kui vanasti. Aga kui asju, mis ei ole teisiti, on ikka nagu natuke pahasti. Olin just selle pisikese kaadervärgi juures, mis toob üles sealt raudteejaamast. See on väike lifti ja rongi ja metroo vahepeal. Lift tegelikult, aga läheb selline nagu niisugune väike kabiinikene või selline, kui mahub rohkem inimesi selline. Ja meenutab nagu rongi kergelt. Ja siis seal oli üks paar oli koeraga. Ja siis oli üks naine, kes juhtis nende tähelepanu sellele, et koera ei tohi sinna viia. Et kes on koeraga minema treppides. Mis on täiesti õige, sest seal oli selline silt. Ja siis see mees läks nii närvi ja hakkas karjuma, et tema trepist ei lähe ja mida kõik. Ja ta lõpuks karjus selle peale niimoodi, et kui sa oleksid mees, ma mõtlen, et saab vastu lonti, eks. Ja pärast ütles selle naisele, et see mees oli väga agressiivne. Ja ütles, et nad on Barcelonast ja nad ongi sellised, et nad tulevad siia, lõhuvad kõik ära. Ja seal mis oli see lifti ja rongi vaguni vahepealne asi, et seal oli üks klaas, ma alguses mõtlesin, see on mingi kunst, et on tehtud selline säbrune, aga täna vaatan see puruks löödud ja selle pärast ongi selline. Ja siis aga see paar, kes oli, nad oli umbes minu vanused, mingi 40-50 vahepeal, ma arvan, võib-olla 45 või midagi, võib-olla. Ja ma vaatasin seda naist, kes seda koera hoidis ja kellel lõa otsas. Ja mõtlesin, et ühegi valemiga ei ole see naine õnnelikum kui mina, mitte ühegi valemiga. Okei, ta võib olla rikkam kui mina. Kuigi see ka võib-olla kord, see on koer, nad tulevad Barcelonast, ta on kindlasti oma elamine, mitte üritud, eks ju. Suure tõenäosusega mingi pangalaenuga. Kui nad lahutavad, siis on see kohutavalt rasked rahalised operatsioonid, mis hakkavad toimuma. Ja naine on, ma arvan, see on meheelus vangis. Mingil viisil, jah. Ja no nii, jälle need inimesed. Ja nad raudselt see naine ei ole õnnelikud mina. Kui keegi küsib, kas tahaks selle naise elu endale, et sul on mingi uhke korter Barcelonas, sa panga laenuga küll, aga ikkagi. Ja sul on selline armas koer, aga sul on ka määratsev mees, kes tungib lihtsalt, kes hakkab röökima mingisuguse naise peale, kes talle viisakalt ütleb, et koeraga ei tohi sinna lifti tulla. Ja
ja noh, siis vastus on eitav. Eitav, see on 1000 miljon korda eitav. Ja ma ütlengi, et ma olen hakanud aru saama, et minu klaas on mitte pool tühi, vaid pool täis. Ma olen teataval viisil privilegeeritud olend, et ma võiksin olla muidugi privilegeeritum olend. Ja igaüks võib-olla tahab natukene rohkem. Aga milleks? Jah, et kui mul on rohkem kui sellel, kelle mees niimoodi röögib võõra inimese peal. Kui minu mees võõra inimese peale niimoodi röögiks, ei, seda lihtsalt ei saa juhtuda mitte kunagi. Ma ei lubaks mitte iialgi sellist. Vaat. Ja siis natuke raske mõtiskeda, kui inimesed lähevad mööda, ma ei taha neid nagu võõra keelega väga ärritada. Kuigi siin on ka igast immigrante palju ja võib-olla mõtlen, ma olen üks nendest pahadest immigrante. Jah, see energia, mis mägedest tuleb, see on mingi puhas, selline tugev, selline võimas. Ma mõtlen, et kui ainuke põhjus võiks tulla hommikul minna jalutama või kas see, et ma tegin seda Hitleri eest põgenemist Prantsuse looduses, see oli vapustavalt tore. Ja ma mõtlesin vahepeal, et huvitav, kas me oleme Prantsusmaal või olen juba Hispaanias, siis iga nurga pealt me silte ju ei pane, eks, see loodus on suur ja lai. Ja selle, kui ma seda mõtlesin, mis must möödub, Prantsuse politsei patrullauto. Okei, olen veel Prantsusmaal. Ja mingi huvitav asi on ka see, et see linn, mis tegelikult on sama linn selle Butchardaaga, see Bourg-Madame, mis on Prantsuse poolel, eks. Et see on selle Madame Royale'i, eks Louis XVI tütre järgi nimetatud ja tema tuli Liivimaale elama ja mina tulin ka Liivimaale elama, sest mina olen tegelikult põhja eestlane ja meil on midagi ühist. Aga olgu ma rohkem võib-olla ei obisem. Tahtsin lihtsalt sellest koerast rääkida ja sellest karjuvast mehest pigem ja aru saada, minu elu on privilegeeritum kui selle naise elu, kes selle röökuriga peab maid jagama.